Ma olen Jakob, 26-aastane, prille olen kandnud üle 10 aasta juba. Nüüd käisin operatsioonil, 18. august oli see päev. Ja miinust väga palju ei olnud, -2, aga pärast lõikamist ikka annab tunda, et see -2 oli ka päris suur miinus. Selle kliiniku ma leidsin Facebookist, ma arvan, ja just see hinnapakkumine silma. Et ma olin varem ka näinud neid Eesti omasid, aga seal oli pool odavam. Klikkisin peale ja ega rohkem muud ei olnudki. Vaatasin seda pakkumist ja igaks juhuks nagu kontrollisin sealt kodulehelt, et kas on nagu ühele silmale või kahele. Et kui Eestis on täpselt poole kallim, siis tundus loogiline, et see on ikkagi mingi skeem, et see on ikkagi äkki ühe silma pakkumine. Aga tundus, et kõik on õige ja saatsin meili. Et seni ma ei ole silmaoperatsiooni peale mõelnud, sest ma olen kogu aeg prille kandnud ja polegi nagu sellist mõtet olnud. Et lihtsalt kui ma nägin seda pakkumist, et kuna ta oli nii odav, et siis mõtlesin, et no miks mitte. Operatsiooni enda suhtes mul ei olnudki nagu otseselt mingid hirme. Et ainuke asi oli just see, et kui seal on silmarõhk või see sarvkesta paksus, mis ma lugesin sealt, et kui need ei sobi, et siis ei saa teha. Ma ei olnud nagu kuskil silmakontrollis varem käinud ka. Et kui ilmaasjata sinna kohale sõita, et võib-olla nagu 2 päeva või päev ära raisata. Aga operatsiooni, mis seal ikka valesti peaks minema, seda ma väga ei kartnud. Et pärast seda pakkumise leidmist saatsin meili, et igaks juhuks üle küsida, et mis need tingimused seal täpselt on ja kas on pikk järjekord. Aga järjekord väga pikk ei olnud, et ma oleks vist saanud isegi samaks kuuks, aga kuna mul endal töö juures graafik ei sobinud, siis leppisime kokku järgmiseks kuupäevaks. Vist isegi mina ütlesin mingid kuupäevad ja siis nagu tema ütles, et millised sobivad. Ja samal päeval, kui kirjutasin, juba leppisime kuupäeva kokku ja muud midagi. Riiga sõitsime Tartust Lux Expressiga. Algul ma mõtlesin, et lähen üksi, aga siis tuli välja, et hotellipiletid on 2, siis mu neiu tuli kaasa. Ja bussijaama meile tuldi vastu kohe. Sealt läksime kliinikusse, mis oli seal 10 minuti jalutuskauguses äkki. Kliinikus läks aega kuskil 3 tundi nende silmade kontrollimisega. Tuli välja, et kõik on korras. Saime vist tund või 2 pausi teha, käisime hotellis ja siis läksingi lõikusele. Kliinik oli kesklinnas, maja oli väga ilus ja sisehoov kuidagi mõnus klaasist. Ja siis teisel korrusel oli need kontrolliruumid, seal oli väga palju rahvast, ilmselt väga palju arste, kõik hullult sagisid edasi-tagasi, aga istusid seal ja siis nagu keegi kohe teadis, kes ma olen ja siis ütles, et nüüd siia ruumi ja nüüd siia ruumi. Ja sai suht ruttu need kontrolli ära tehtud ja siis öeldi, et mingi vaba aeg ja siis tule tagasi, et siis läksime juba teise ruumi, kus oli see operatsioonisaal. Operatsioon ise läks päris kiiresti, et seal oli mingisugune ooteruum, kus me olime koos inimestega, seletati ära täpselt, mida tegema peab. Et muidu ma suhtlesin inglise keeles, kui kontrolliti, et sai inglise keel, kõik arstid oskasid inglise keelt, aga seal enne operatsiooni tuli eesti keele tõlk kohal, kes eesti keeles rääkis ka igaks juhuks üle kõik. Ja siis operatsioon ise oli vist 5 minutit, 1 silm ja pärast seda korraks vist vaadati veel üle ja siis hotelli tagasi. Et põhimõtteliselt mingi 10 minutiga silmad korras. Pärast operatsiooni, kui püsti tõusin, siis see eesti keele tõlk oli kaasas seal operatsioonisaalis. Siis ta kohe ütles, et vaata kella, et seina peal, et kas näed kella. Aga silmad olid nii palju seda silmatilku täis ja kuna mul enne oli ainult -2 olnud, siis mingit väga suurt vahet ei olnud, et siuke veidi udune oli kõik. Aga siis läksin tänaval ära, öeldi, et pane päikseprillid ikka kindlasti. Aga minu arust see valgus isegi väga ei häirinud ja kõndisin ise hotelli, ei olnud nagu hullu midagi. Esimene päev muidugi kipitas, aga see operatsioon oli mul 5 ajal õhtul äkki ja siis saime sealt valuvaigestit ja mingit rahustit. Et hotelli jõudsin, siis oli juba päris hea uni peal ja magasin hommikuni ja järgmine päev ei olnud väga midagi nagu, paid silmatilku ja veidi kuivad olid muidu ilma tilgutamiseta, aga juba teine päev oli lihtsalt Riias
ekskursioon. Nüüd, kui mul enam prille ei ole, siis varem võib-olla ei seganudki see nii palju need prillid, aga nüüd saad aru, et nagu trennis käia on päris hea ilma ja kui tööl kiirabis lähed mõnele kutsele, siis talvel eriti kuskile sooja tuppa külmast, siis prillid udused, ei saa kohe seal asjal pihta, natuke ootame. Ja no kindlasti see talv tahaks lumelavaga sõitma minna niimoodi, et ei pea läätsesid panema. Et pärast operatsiooni inimesed ikka tulevad, küsivad, miks prille ei ole, kas on läätsed ja ütled, et ei ole, et lasin ära lõigata, siis kõik nagu tahaks minna ka, aga ikka ei lähe, ma ei tea, kardavad vist midagi, aga ma ei tea, midagi karta ei ole eriti. Et pereliikmed juba, vend mul natuke liiga noor, aga ta juba ütles, et nagu, kui saab, siis läheb kohe. Ja kiirabis olin tööl, siis tuli mulle see meil, et niisugune võimalus, et kui teen siin seda video ja siis saan kinkida ühe operatsioonisõbrale, olime koos valves ja küsisin, kas ta tahab. Tahtis küll. Ja siis ilmselt temaga koos lähme siis Lätti. Et kui mul oli -2 ainult ja selle pealt nulli saada, et efekt on päris suur, et Riias olime lõikusel koos ühe neiuga Tartust, kes oli -9 äkki ja siis tal algul kontrolliti, et tal oli vist midagi oli seal nagu, üks arst vist ütles, et ei saa lõikusele, aga siis ta vist läks uuesti kontrolli ja pärast ikkagi sai ja siis kas tal oli midagi, et ta peab vist nagu 2 korda äkki lõikama, et seda ära saada. Aga nüüd ma olen näinud teda ja prille tal ees ei ole, et tundub, et läks kõik hästi. Ja järgmine päev, kui me nägime teda, siis ta ütles, et ikka saadi 1 korraga hakkama, et -9 ei ole ka vist mingi probleem.